Saaremaal Kõljala külamajas kogunevad täna vabatahtlikud seltsilised ja ka abivajajad. Kes on need vabatahtlikud seltsilised üldse, millega nad tegelevad? Kes on need inimesed ja mis siin Kõljalas täna toimub? Läheme ja uurime järele. Vabatahtlik seltsiline on inimene, kes panustab oma aega eakate ja erivajadustega inimeste igapäevase heaolu suurendamisse. Seltsiline on sõber, kellega koos veedetud aeg on nagu vitamiin, mis ennetab ja leevendab inimese üksildustunnet ning suurendab tema usku ja julgust ise eluga toime tulla. Nii saab seltsiline pakkuda inimesele tuge päris mitmel erineval moel. Vestleb nendega, jalutavad väljas, teevad väiksemaid kodutöid ja teinekord nad lähevad ka kinno, teatrisse, tulevad siia kogukonnaüritustele, et see inimene saaks uuesti osa võtta kogukonna üritusteks ja et talle tekib ka see tunne, et ta on vajalik ja et ta julgeb ise tulla kodust ka välja. Kes teie vabatahtlikud on? On nad noored inimesed, vanad inimesed, väljaõppinud spetsialistid? Meie vabatahtlik on kõige noorem, on meie vabatahtlik 16-aastane ja siin Saaremaal kõige vanem on natuke üle 70. Aga Eestis on kõige vanem vabatahtlik 96-aastane. Ja need 16-aastased on meil gümnaasiumi tüdrukud, 2 tükki, kes käivad ka vabatahtlikuna eakate juures kodus. Millist abi kõige rohkem vajatakse? Inimesed tunnevad üksildust. Nendel võivad olla kodus võivad olla noored, küll elab noortega kodus koos, aga inimesel ei ole seda suhtlemist oma ealistega. Paraku on ju paljudel juba oma ealised ju kõrvalt ära läinud juba. Ja just see üksildustunde vähendamiseks on nüüd seltsilised väga vajalikud. Milline inimene sobib vabatahtlikuks? Kes praegu vaatab võib-olla kas või seda videot, mõtleb, et oi, et mul on aega, tahaksin ka panustada vabatahtlik olla, et millised peavad olema tema isikuomadused näiteks? Tal peab olema empaatiline, tal peab olema hea suhtleja, hea kuulaja ja tal peab olema see tahe, et ta tahaks kedagi aidata. Ja loomulikult vaba aeg ka. Raha sellest ju maksta, kõik on vabatahtlik. Raha ei maksta vabatahtlik. Kui te mõtlete vaadata praegu näiteks 10 aastat edasi, mis teie ühendusest 10 aasta pärast saanud on? See ühendus võiks edasi areneda, võiks olla koostöö kohaliku omavalitsused võiksid panustada sellesse rahaliselt, kas või võtta kedagi tööle, kes seda tööd koordineerib, transpordikulu natukese toetada ja et see oleks üle Saaremaale laienenud, igas kogukonnas oleks omad seltsilised, kes käiks oma abivajajate juures. Eakate ja erivajadustega inimeste varajaseks märkamiseks on välja töötatud kogukonnapõhine sotsiaaltöö mudel. Saaremaa piirkonnas testitakse sellist mudelit just nimelt Kõljala külamajas. Vahel juhtub, et nii mõnigi eakas inimene jääb kogukondlikust elust kõrvale, sest tema tervislik või sotsiaalne olukord on muutunud. Täna toimubki järjekordne kogukonnamudeli üritus siin Kõljala külamajas. See on eakate tervisepäev, kus räägitakse sellest, kuidas oma tervist kõige paremini hoida. Taolisi üritusi on siin Kõljala külamajas varemgi tehtud. Esimene toimus juba 24. jaanuaril. Siis meil oli ka jälle haigla töötaja ja siis oli meil väikene ansambel, ema ja tütar käisid mängimas. Saime kokku, siis oli üllatavalt palju vanureid, kes tuli meile kohale, ise me kutsusime, siis nende sõbrad kutsusid oma sõbrad jälle kohale ja nii meid sai ikka päris palju. Ja siis me saime siin vestelda ja olla väikese laua taga koos. Neile see väga meeldis. Ja sellest ajast oleme me neid rohkem tegema hakanud, tähistasime siin küünlapäeva, vastlapäeval käisime koos, sõbrapäev oli, siis oli vabariigi aastapäev, sellised päevad, kus me oleme kõik kutsunud ja mitte meie üksinda nagu Siljaga või üldse siin, aga meie oma kogukond, kes siin iga teisipäev käib koos, siis aitame üksteist, lepime ülesannetega kokku, kes kellele helistab, kes kellele autoga järgi läheb ja siis niiviisi saamegi inimesed kodust välja. Kui palju teil rahvast käib? Näiteks kui palju te täna siia ootate? Täna me ootaksime siia kuskil 25 ringis seda siga. Aga paljud on nüüd ka ära öelnud, nagu me oleme aru saanud, et tuleb ju tervislikel põhjustel lihtsalt või ei ole kodust võimalik välja tulla. Ja. Aga enam-vähem kuskil 20-30 oleme meid olnud sedasiga koos, kui me selliseid suuremaid üritusi oleme teinud.
aga oma väiksema seltskonnaga oleme meid ikka 10-11 tükki tavaliselt koos. Ja me oleme mänginud siin ka puslesid kokku pannud, oleme doominat mänginud, igasuguseid selliseid asju oleme teinud. Millest te täna räägite siia kogunenud inimestele? No oli plaan selline, et räägin natuke vitamiinidest ja mineraalidest, et kas võtta neid juurde või mitte võtta, ma ei ole ütlejad, aga et inimesed teaksid, et aeg-ajalt neid ikkagi tuleb võtta. Et siuke plaan oli, et võib-olla siis natuke esmaabist ka, kui kellelgi on huvi. Miks tuleb vitamiini võtta? No see on vabatahtlik üldjoontes, aga et kui organism vananeb, siis tuleb neid lihtsalt hakata võtma mingil ajal ja kui on puudus, sest ilma me ei saa nendeta. Ma olin vanast õpetaja. Mis aineõpetaja olite? Mina olin algklasside õpetaja ja olin ka laulmisõpetaja. Kas mõnikord nendele üritustele võtate siis laulu ka ülesse või? Mina ei ole võtnud, ma olen nüüd nii vana, aga jälle, siis kui Kalev laulis ja Ali laulsid, siis ma võtsin küll laulu üles. Käsime isegi laulupeol. Koos olime laulupeol ja. Täna räägitakse siin ka tervise teemadel, et kuidas oma tervist hoida ja et millised vitamiinid olemas on. Kuidas teil tervisega lood on? No mis te arvate, kui inimene on 90, et tal seda tervist palju on? Mulle tundub, et teil on väga palju. No minul on ka peatäis rohtusi, mis ma hommikul võtan. Ja vitamiini võtan ka. Aga mis on see saladus, et te ikkagi juba nii eakas olete? Ja nii hea tervise juures mulle tundub? Ma ei tea. Ja siis on antud mulle nii palju aastaid. Öelge üks nipp noortele inimestele, kuidas tervist hoida? Tuleb endast hoolitseda. Kui oled haige, siis tuleb ennast terveks ravida. Just lihtsalt haigused, mis tulevad, gripid ja asjad talvel. Ma ei tea muud midagi. Ma olen haiglas ka paar korda olnud, aga seal olen tervist saanud. No kui tuleb teile vabatahtlik seltsiline appi teid sõidutama, siis räägite juttu ka, et mis jutte te räägite? Me nii kohalikud inimesed, meil on igasugust jutte. No näiteks, millest te räägite? Teisi taga. Ajate klatši juttu? Ei ole. See tee on nii lühike, et siis ei jõua nagu seda juttu arendadagi. Aga miks te täna siia olete tulnud? Meeldib. Meeldib inimestega kokku saada? Täpselt, jah. Et muidu ma ei räägi võib-olla 5 päeva nädalas, aga siin saab ikka rääkida, juttu ka teistega. Et see ongi üks kõige suurem mure, et ei saa lihtsalt kellegiga rääkida? Ei ole siin kõige suurem mure nüüd ka, aga see on tore ju. Olen tulnud kogukonna üritusele, kuna meeldib käia siin. Kohalikud rahvas käib ja siis saab kohaliku neid nii-öelda kokku leppida, mis üritused toimuvad ja kõik sellised kohaliku eluga seotud asjad. Täna räägitakse siin tervise teemadel ja vitamiinidest, et olete nendest asjadest juba teadlik või? Ikka peab teadlik olema. Ise kasutan vitamiine, talvel tuleb D-vitamiini kasutada, C-vitamiini, et immuunsus oleks tugev ja tervis püsiks nii kui rea peal. Et ikka vitamiin on vaja kasutada. Kust selline aitamise huvi siis tekkinud on? No, mul on lapsest saadik selline. Ma olen peres kõige vanem laps ja mul on 4 õde ja juba sealt on see pärit. Kuidas te vabatahtlikud seltsilised üles leidsite? Silje Vaik organiseeris mulle need inimesed. Ja tema on sõbranna teil? Ja me saime tuttavaks, jah. Keda te siis abistate? Mul on üks 91-aastane kunagine kooliõpetaja ja üks 40-aastane puudega inimene. Ja millist abi te pakute? Et mis parajasti tal vaja on. Kas rääkida või siis midagi teha tema jaoks. Midagi sellised väiksed asjad. Et kui ongi, et inimene tahab lihtsalt juttu rääkida, millised need jutud siis on tavaliselt? No selle puudega inimesega ma räägin vaimulikel teemadel. Aga kuna see kooliõpetaja räägib nendest inimestest, kes talle on tuttavad, siis ma kuulan neid tema meenutusi noorest põlvest. Kas kipub siis õpetama ka või? Ei kipu. Pigem ongi, et vabatahtlik on rohkem nagu kuulaja kui rääkija.
pigem kuulaja. Sest inimesel on üksinda võib-olla päevad läbi olnud ja siis tal on vaja suhelda ja siis ma olen see, kes kuulab, mis tal on mingid probleemid või mingid sellised asjad, mida vaja välja rääkida. Ja siis mina lihtsalt toetan teda ja julgustan. Kellel on huvi seltsilistega rohkem tuttavaks saada, võtke lahti kodulehekülg seltsilised.ee. Sealt leiab palju lugemist. Üleval on ürituste kalender ja saate täita ka ankeedid, kui soovite leida omale seltsilist või hoopis teiste vabatahtlikega liituda. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.